Aga tere hommikust kõikidele, kes vahepeal on nüüd juurde lisandunud. Mina siis olen Signe ja olen tänase veebiseminari ellu kutsunud täiesti praktilisest vajadusest, nagu ikka. Ma ei ole ette valmistanud mitte ühtegi slaidi teie jaoks täna, aga mul on ette valmistatud mõtted ja pidepunktid, et teile neid kõiki jagada. Ja kes võib-olla mind pole varem minu seminaridel käinud või kuulnud mind, siis taustast nii palju, et mina siis igapäevaselt toimetan ja tegutsen tööandja brändingu vallas. Olen ettevõtteid aitamas just selle poole pealt, kuidas väga teadlikult tööandjana silma paista, hoida oma parimaid talente meeskonnas ja ühelt poolt, kuidas tugeva persoonibrändiga meeskonnas olevad inimesed aitavad kaasa turundusele, toote, teenuse disainimisele, kommunikatsioonile ja kõigile sellele, mida tihtipeale tehakse suurte meediakampaaniatega ehk et kuidas Nii, ma olen vist taas uuesti lainel, et kadusin vahepeal korraks kuskile interneti avarustesse ära. Ja minu suureks kireks on siis ka enesejuhtimise teema ja selle olen iseenda bossi märkmiku abil just fookuse hoidmine, tegus toimetamine ja see, et sa ei jää ootama paremat hetke, mingisugust paremat aega, vaid tegelikult sinust endast, sinu enda mõttemaailmast, sinu enda arengust saab väga palju asju alguse. Ehk et kuidas sina saaksid olla see ennastjuhtiv inimene ja see on ka tõesti suur kirg minu jaoks. Ja kui ma vaatan täna just raamatupoodide lettidele, siis ma näen tohutult palju enesearengu raamatuid, kuidas hoida fookust. Aga kui ma teen meeskonnakoolitusi ja suhtlen erinevate inimestega, siis ma ikkagi näen, et selle teadmiste ja tegutsemise vahel on väga-väga suur lõhe. Nii et kutsun sind mõtlema ka tegelikult läbi ka tänase veebiseminari, kuidas sina saaksid olla see äge ennastjuhtiv inimene, väga edukas enesejuht ja põhiküsimus võib-olla see, et kuidas sa tahad, et sind tuntakse, teatakse. Aga mul on võib-olla palve ka, et kui te mõtlete nüüd selle peale, et siin ilm on natuke jahedam, sügis paistab igatipidi, et mis on tänased väljakutsed teil täna sellise nagu töömaailma puhkuselt naasmisega, et kirjutage mulle mõned mõtted chati. Nii ta räägib puhkuselt tööle naasmisest. Ootustele vastab, et see oleks eriti hea. Kui mina pean ju... Nii, et olge hea, kirjutage oma mõtteid chati, et mis teid täna köidab, et kui ma siin hiljuti just rääkisin ühe oma tuttava, kes ütles, et ta on nädal-poolteist tööl olnud ja ütles, et ta on juba täiesti väsinud sellepärast, et tööelu on nii kiirelt ja tegusalt peale hakanud, et tunduks nagu see pikk puhkus nagu oleks kuidagi just nagu olemata olnud. Ja mina ütleksin selle kohta, et see on nüüd üks asi, mis mind inspireeris tegelikult seda seminari tegema, et kuidas siis targalt tööellu liikuda ja kuidas sellest siis kõigest mitte nüüd just ka nagu läbi põleda, et see oleks ühelt poolt selline mõnus aeg, mis aitab sul olla ühelt poolt aktiivne, tegusa, fokusseeritud. Nii, aga ma ei näe ühtegi kommentaari chatis, et kas kellelgi on üldse mõni väljakutse? Keegi ei julge ka ekraani sisse panna. Nii. Ühesõnaga, minu kutse taaskord, et pange endale mõni hea mõte siia chati kirja, mis teid tegelikult täna kõige rohkem
rohkem kõnetab ja missugusele väljakutsele te vastust ka otsite, siis me saame küll nagu päris palju teie nagu täpsele ootusele vastata. Et mis mu esimene mõte ikkagi on see, et kuna ma olen ise tohutult suur kirjutamise fänn, siis mina ütleks selle kohta, et ma ise olen ka taaskord puhkuselt töölainena liikunud ja millest ma alustasin, mul oli ka ühelt poolt selline pikk puhkus. Kuna suvel väga palju sellist koolitamise arendamistööd ei tehta, siis sain pikalt nautida puhkust ja palju sporti teha. Ja kui ma siis ühel esmaspäeval tagasi töölainele astusin, siis vahel tunduski see, et kuidagi väga pikk paus on, isegi ei mäletanud, kus ma siis täpselt pooleli jäin. Aga mida ma tegin kohe tegelikult, ma tean ühelt poolt oma mingisuguseid suuremaid eesmärke ja ma võtsin koheselt kätte olen iseenda bossi märkmiku ja just ma võtsin kätte selle 100 päeva märkmiku selle põhimõttega, et liikuda nüüd sellise nagu perioodide kaupa siis järgmisesse puhkuse etappi suvesse. Ja mida ma tegin siis tõesti, et minu esimene selline soovitus teile ka, et ma kirjutasin selles ka blogis, et kui te mõtlete nüüd juba järgmise puhkuse peale, siis tegelikult võikski liikuda selliste lühikeste perioodidega ehk et võttagi nüüd praegu, võib-olla see august on ka selline natuke suvekuu veel, võib-olla saate natuke mõnusamalt ja chillimalt ringi liikuda, siis ma kutsukski mõtlema, et kuidas nüüd selle septembri algusega tõesti võttagi endale see 100 päeva ja panna paika 100 päevaks eesmärgid, 2-3 suuremat eesmärki ja siis juba, kui see on siin põhimõtteliselt periood kuni jõuludeni. Kui jõulud saavad läbi, siis liikuda põhimõtteliselt jaanuarikuust kuni märtsi lõpuni ehk et lihavõttepühadeni ja kui lihavõtted saavad läbi selle ühe perioodiga, siis liikuda taaskord lihavõtetes kuni jaanipäevani, mis on siis suve puhkuse aeg. Ehk et jagage oma selline järgnev tööaasta nüüd selliste 100 päevadeks perioodideks ja mõelge nüüd, mis on see äge asi tööelus, isiklikus elus, mida te tahate tegelikult siis ellu viia ja sellest saabki asi alguse nii-öelda, et see oleks nagu lühike periood ja väga selgete eesmärkidega. Ja nagu te teate, ma olen väga suur eesmärkide püstitamise fänn ja hiljuti just tegin ka sellist meeskonnakoolitust, kus ma ütlesin taaskord julgelt välja, et inimesed, kellel on eesmärgid nii tööelus kui ka isiklikus elus, on palju südikamad, palju sisukamad, nendega on palju põnevam rääkida. Nendel on sellist nagu sära ka rohkem sisemiselt sees. Ja kui ma tegin ühel avaliku sektori organisatsioonile ka ühte meeskonna koolituspäeva, siis seal oli paar inimest, kes ütlesid, et aga ma olen juba piisavalt vana, mul ei ole eesmärke enam vaja. Mina ütleks selle kohta, et mida vanemaks me saame, seda rohkem meil on tegelikult eesmärke vaja. Miks? Sellepärast, et need eesmärgid annavadki sulle sellise nagu põhjuse olla tegutsemise sellises nagu rutiinis, olla ühelt poolt saavutaja mõtteviisiga ja olla kogu aeg nagu lahenduste leidja. Nii et mida vanemaks saame, mida seda tähtsamaks see eesmärk tegelikult muutub ja loob sinu elule palju rohkem tähendust. Ja mina kutsun alati mõtlema eesmärk tööelus ja eesmärk sinu isiklikus elus. On see seotud spordiga, on see seotud mingi isikliku uue oskuse õppimisega. Ja kui sa täna paned paika oma eesmärke nüüd selleks uueks perioodiks ehk kuni jõuludeni, siis mõtle selle peale, kuidas sa saaksid olla tööelus parem, kuidas sa saaksid olla oma isiklikus elus mingisuguse nagu arengu aspektiga. Ehk pane paika maksimaalselt 100 päevaks 3 eesmärki. Kuidas sa need jagad, võib olla 2 eesmärki, üks selge eesmärk töö mõttes, teine selge eesmärk sinu isikliku arenguga seotud, on see keeleõppe. Minul on väga mitu suurt eesmärki seoses sportimisega ja sportlike hobidega. Nii et need hoiavad mind kohe rajal ja tegelikult on päev väga selge planeerituse astmega. Ja siis, mis siis tuleb mängu, ongi see, et me räägime üldse sellest nagu puhkuselt tagasi tulemise peale, siis mida enamus inimesed teevad, kus nad komistavad, ongi see, et sukeldutakse koheselt väga intensiivselt tööellu. Mul ei ole praegu siin käepärast seda raamatut, aga ma võin selle pärast teile ka saata, mis on üks väga hea raamat, mis ütleb, et kuidas tuleb väga targalt taastuda selleks, et püsida nagu igapäevaselt fookuses. Ja me kipume inimestena puhkuselt naastes kohe
koheselt nagu väga palju nagu võtma aega just tööaega asjale, aga pigem minu soovitus on see, kui te tahate olla 100 päeva tõesti pikemas perspektiivis selline fokusseeritud ja väga eesmärgile orienteeritud, siis minu soovitus, range soovitus, kes ma ise olen seda mitu korda varasemalt ka eksinud, siis täna ma tean, et see, kui ma tahan olla tõesti nüüd väga selgelt oma eesmärgi kinni püüda, siis ma pean olema väga selge planeerija päevad puhkuse mõttes ehk planeerima oma tegemistes nädalakavadesse neid puhkuseampse sisse, puhkuse minuteid sisse. Kellel on olemas nutikell, mul praegu pole käe peal, aga nutikell annab märku teile, millal on vaja püssi tõusta, siis see on nüüd need kohad, kus inimesed tihtipeale lihtsalt ignoreerivad neid soovitusi, seda liikumise nõuet, 10 kükki tegemist ehk et minu esimene taaskord või teine soovitus on see, planeeri väga selgelt oma päeva, isegi kui su päev on kuidagimoodi planeeritud nagu erinevate koosolekutega, sisse liikumist, nagu teiste asjade kogemist oma töömaailmas, teiste asjade kogemist. See loob ajule uue sellise nagu restardi ja annab sulle võimaluse taaskord olla paremini fokusseeritud ja süvenenud. Nii et ja loomulikult on see, et peale puhkust on ühelt poolt mõte hajevil, teistpidi on see, et mõte on jälle kuidagi väga paljude asjadega just sellises nagu, et kõik asja peaks korraga tegema hakkama. Siis mida mina ise tegin ka? Ma võtsin ka oma bossi märkmiku ja panin kirja kõik mõtted, kõik tegevused, ideed, mis mul vähegi pähe tekkisid ja siis ma hakkasin neid ühelt poolt ka natuke prioritiseerima. Vaatasin üldse, mis on tegelikult seotud minu suurte eesmärkidega, oli palju asju, mis tunduvad natuke nagu ühiskonnas võetud, et tahaks nagu proovida, tahaks nagu kogeda, aga teine küsimus on see, et kas see tegelikult on ikkagi minu suure miksiga seotud ja minu arust väga hea viis oma eesmärke testida ongi see, et küsida endalt, kas ma seda päriselt tahan, miks ma seda tahan, mis see mulle annab ja küsida 5 korda miksi, ehk et see 5 miksi meetod on üks väga hea meetod. Ja ehk et esmalt ongi, pange lihtsalt kõik asjad kirja ja siis hakata sealt põhimõtteliselt võite ka võtta endale sellise nagu markeri, rohelise, punase ja roosa ja hakata märkima, tegema nagu valgusfoori põhimõttel, mis on tähtis, mis on väga tähtis, mis on vähem tähtis, on ju, ja mis võib minna tegelikult sinna põnevate tegemiste listi. Nii et siit saab kohe selgused, et mis on need mõtted teie peas üldse. Siis ma olen veendunud, et läbi selle puhkuse tekkis teile päris palju häid mõtteid pähe. Kas keegi jagab mõnda head mõtet, kuidas tema oma ideid, värskeid mõtteid, mõttesähvatusi üldse kuidagi nagu kaardistab? Kas kellelgi on mingi spetsiaalne katalog? Kas sa teed mingid voice memosid kuidagi moodi? Kas keegi julgeb chatti kirjutada? Olge julged. Ehk et kui mina väga palju kõnnikoosolekuid ja sporti teen, siis mul tekib alati äärmiselt palju häid mõtteid ja mida mina siis teen, ma üldjuhul panen need head mõtted, märksõnad omale e-maili ja kui ma olen tulnud koju, siis võtan mingi hetk uuesti arvuti lahti, siis ma panen kõik need head mõtted siis oma kataloogidesse lähtuvalt teemadest. Nii et või teine variant on see, et tehagi spetsiaalne selline telefoni, selline notes, kus sul on siis uued ideed, uued mõtted ja vahel võib tunduda see mõte täiesti absurdne, pane ikkagi kataloogi kirja ja siis saad neid kenasti ümber prioritiseerida ja kategoriseerida, aga tihtipeale tundub see, et okei, ma jooksin, tegin sporti või olin kuskil kontserdil, tekkis mingi hea mõte, küll ma sellega pärast tegelen. Teate, pea on prügikast või pea peal prügikast ja kutsun sind kohe väga selgelt kategoriseerima seda head mõtet, mitte raisku laskma, sest sellest võib tekkida väga palju uut väärtust ja kõik see, mis pole kirjas, nagu ütleb Jaan Aru, see ei saa fookust ja see läheb lihtsalt ühel päeval meeles. Nii et kui sul täna on eesmärgid veel kirja panemata, siis selle kohta võiks öelda ka, et pane see kirja, sellepärast et ülehomme võib olla sul hoopis mingisugune äge elamus ja su eesmärk tegelikult lähebki meelest ära.
Nii et eesmärgid kirja, kõik tegevused üldsegi kirja ja siis saad edasi liikuda juba selle täpsema fookuse juurde. Aga mida ma tahtsin veel öelda, et peale puhkust, võib-olla teil on ka olete märganud üldse, et tegelikult see puhkus annab nii palju värsket mõtet ja ideed, et mõni projekt või mõni selline nagu lahenduskäik jäi natuke pooleli enne puhkusele minemist, siis mina olen tähele pannud, et siis puhkus annab väga hea võimaluse sellele teemale lahendust leida hoopis teise vaatenurga alt. Et kutsun sind täitsa tegema ja mida mina ise kasutan tihti ka, et kui tekibki mingisugune selline ideestik või mõte, millele ma kohe ei oska väga head lahendust leida, siis ma mängin sellise nagu, panengi selle paberi peale lihtsalt kirja, lähen vahel kohvikusse, ehk et ma muudan seda nagu ka mõtlemise kohta, kus see idee võiks hea lahenduse leida. Ja loomulikult ongi, mis on see üks nagu väga tähtis aspekt, mida inimesed teevad, nad sukelduvad sellel juhul, kui puhkuselt tulles kohe lihtsalt tegutsema. Ehk et võtke endale aega planeerimiseks ja mina ütlekski tegelikult hea soovituse, et see augustikuu, mis meil siin vähegi on siis kasutage seda augustikuud, sumedaid augustikuu õhtuid mõnusaks planeerimiseks, tegelike plaanide paikapanemiseks. Ja kui see plaan on paigas, märkmikus kirjas, tegevused loodud selle eesmärgi taha, siis on väga lihtne püsida fookuses. Siis tahan veel jagada mõtet, et praegu on patareid täis laetud, motivatsioon, energia hästi kõrgel, siis kutsun mõtlema ka natuke julgemalt ja mõtlema, et kuidas seda energiat, mis sul praegu sees on ühelt poolt, kuidas seda targalt kasutada. Et kui see patarei hakkab natuke tühjaks saama, siis on väga lihtne lükata asju edasi, lükata asju uude aastasse, mõelda, et ma pole piisavalt valmis selle tegevuse jaoks. Et mis on need keerulised situatsioonid, tegevused, mis võiks tegelikult praegu saada sinu fookusse tähelepanu, on see mõttekoht ka, et energia on kõrgel ja võtta aega siis sellise nagu keerulisema asja tegemiseks, et seda energiat õieti kasutada. Siis minu mõte on veel see, et kui ma ise olin mingi hetk nagu palgatööl, ma mäletan, väga kiiresti tekkis see situatsioon, kus pandi koosolekuid üksteise otsa ja minu tänane soovitus on julgelt ennast väärtustada ja mitte teha endale selliseid tööpäevi, kus teie tööpäev sisaldab ainult koosolekuid, sest see on kõige kergem viis, kõige lihtsam viis oma energiat, oma motivatsiooni sõna otseses mõttes tappa. Nii et ole ennast väärtustav inimene, jäta endale kindlasti vähemalt pool päeva mingisuguseks mõttetööks, arendustegevuseks, et sa ei peaks istuma hommikust õhtuni koosolekutel. Nii et tegelikult on see ühelt poolt iseenda väärtustamine, iseenda piiride paikapanemine ja eneseteadlikkus. Et kui ma ennast väärtustan, siis ma ei lase seda tekkida ja oskan oma päeva ja nädalat väga selgelt planeerida. Siis, mis ma siis olen veel pannud? Mida veel, kuhu inimesed veel sellise nagu puhkuselt tulemisega eksitakse, ongi see, et minnakse kiiresti nagu lahendama neid tegemisi, mis on siis ühelt poolt tulnud sulle mingi e-mailiga või on hoopis mingisugune uus suund võetud organisatsioonis. Et minu üleskutse sulle on vaadata kui sellist tervikpilti, et sa teed mingit tegevust või oled mingis projektis, mis on see suur pilt ja kuidas sina selles oma rolli tegelikult näed. Ehk et see aitab sul ka nagu vältida neid selliseid mõttetuid tegevusi, mis tihtipeale, millega on kiire justkui, aga tegelikult võtavad väga palju aega ja samas mingisugust sellist konkreetset väärtust tegemiste juurde ei loo. Nii et kutsun sind vaatama sellist tervikpilti oma tegemist, küsima alati oma kolleegilt, oma äripartnerit või kellelt iganes, miks me teeme seda, mis on selle tegemise nagu miks tausta. Et see miks aitab ka ühelt poolt võib-olla mitte olla üldse nagu kriitiline kuidagimoodi, vaid mõista, mõtestada, miks me seda asja teeme, sest vahepeal tehakse asju ka lihtsalt tegemise pärast. Ja ma arvan, et nii mõnigi e-mail, mis täna sinu e-postkastis on juba tegelikult saanud lahenduse ja sinu energiat ega fookust ei vaja.
Ja jõudsimegi enda e-mailide juurde, et ma arvan, et sõltuvalt ametipositsioonist või tegemistest on e-maile väga palju postkastis ja ma olen enam kui veendunud, et nii paljudki e-mailid on täna juba lahenduse saanud või ei vaja üldse enam reageerimist. Ehk et mina alati panen endale sellise nagu automaatvastuse puhkuse ajaks peale, et ma olen sellel perioodil puhkusel ja naasen tagasi puhkuselt, ma ei tea, näiteks 12. augustil ehk tänasest. Ja kui see teema, millega sa minu poole kirjutad, on jätkuvalt aktuaalne, siis ole hea, kirjuta mulle 12. augustil uuesti. Ja see on selline hea viis ühelt poolt selekteerida ja sellest e-maili masindusest nagu eemale liikuda. Nii et see e-maili teema ja me tahame inimestele ja ma märkan, kus on ka üks väga suur ajakulu inimeste päevaplaanis on see, et me oleme kogu aeg seotud selle e-mailindusega. See on väga hea viis oma persooni hoida tähtsana ja tunda vajalikuna, aga pidev e-mailides olemine, pidev e-mailides nagu vastamine on justkui selline nagu tegevussõltuvuse aspekt. Ja mina ütleks selle kohta, et see tegevussõltuvus ei vii meid lähemale sinna suurtele eesmärkidele. Nii et proovi leida siin selles e-maili temaatikas ka mingi lähenemisviis. Mina üritan üldjuhul oma e-maile vaadata kas hommikuti või ma teengi kas seda hommikul. Mul on selline kokkulepe, et 8-10 on admin tegevuste aeg, kus ma siis vastangi e-maile või teen mingi hinnapakkumise või midagi seesugust. Ja siis, kui tuleb juba see 10 ülespoole, siis hakkab selline nagu süvenemise plokk. Ja teine aspekt, mida ma teen ka, on see, et ma siis vaatan nagu tööpäeva lõpus, vaatan e-maile või siis teine variant tõesti, kui sa oled kuskil, ma ei tea, käisin siin arsti juures, pidin pikalt ootama, et siis vastasin ka e-maile. Nii et kutsun mõtlema, mis on sinu põhimõte e-mailidega toimetamisel. Siin on väga lihtne kinni jääda, eriti kellel on suurem e-maili liikluse. Ja mida ma veel olen teinud täiesti julgelt? Väga palju tuleb selliseid asju, et Signe, mis sa arvad? Ma olen lõpetanud nende arvamuste kirjutamine, sest et mulle meeldib olla põhjalik ja ühe arvamuse, põhjaliku arvamuse kirjutamine võtab vähemalt 30 minutit aega. Ja ma olen teinud pigem see, et liikunud helistamise juurde väga paljuski või siis kiire Zoomi kohtumine ja see annab selle e-maili vastamise juures väga palju vaba aega juurde. Nii et looge endale see põhimõte ka enda e-maili toimetamise koha pealt. Nii. Siis kui ma oma tuttavaga rääkisin, kes ütles, et on juba peaaegu 2 nädalaga ennast läbi põletanud suurest töö tegemisest, siis ma küsisin ka, et kuidas sa siis nagu puhkad. Ta ütles, et tead, ma Signe olengi lihtsalt nagu tulnud koju ja lihtsalt natuke molutanud ja vaadanud mingisugust filmi. Minu hea soovitus talle tegelikult oli see, et kõige paremini sellest suurest väsimusest saab välja puhata ikkagi ainult magamisega. Aga loomulikult on inimesed suverütmis ja kui on väga kiire periood, väga intensiivne periood, siis mina ütleks selle kohta, et võimalda endale varem magaminekut, see on see, mis aitab sul päriselt välja puhata. Nii et väärtuslik uni on see, mis aitab sul olla väga selgelt efektiivne, aga me tahame justkui kaubelda kogu aeg sellega, et no natuke aega on, et küll ma siis välja puhkan või teen midagi muud. Siis mis on veel, et ma vist mainisin ka seda tegevuse sõltuvuse aspekti, et lihtne on ühelt poolt kiiresti ennast erinevate tegevustega siduda, aga pane endale märksõna selle paberi peale kirja ka, et väldin tegevussõltuvust ja proovin olla rohkem fokusseeritud. Ehk et minu selline nagu, kes mind varem on ka erinevate veebiseminaride kaudu kuulnud, siis minu väga suur fookus või sõnum on ka see, et inimesed, kes suudavad olla rohkem keskendunud ja fookuses, on talendid. Ja talendiks saabki läbi selle, et sa lood oma päevadesse rohkem süvenemise blokke, kus su telefon on hääletu peal heas mõttes, kui sa teed sellist süvenemise blokki ja sa ei vaata e-maile ega sotsiaalmeediat. Nii et tulevik on pärit nende inimeste käes, kes loovad läbi süvenemise väga suurt väärtust ja selleks, et süveneda, on vaja lihtsalt tugevaid harjumusi ja väga selgeid põhimõtteid paika panna. Nii et mida tähendab süvenemine? Süvenemine tähendab seda, et sa tegeled näiteks
1-3 tunni jooksul ühe väga kindla teemaga. Ehk et minu jaoks on süvenemise plokk kella 10 kuni kella 1-ni. Seal vahel ma teen üldjuhul pisikese sirutuspausi, ma ei tea, kas tassi kohvi või tassi teed, aga ma fokusseerin kogu aeg ühele teemale. Ehk ma kirjutan artiklit, siis ma ei võta nii, et ma teen mingi poole lause valmis ja siis liigun uue tegemise juurde. Sest see, et me läheme sellest teemast välja, vastame telefonile vahepeal, siis see, et me tuleksime tagasi samasse teemasse, see võtab umbes 20 minutit aega. Seda fakti olen ma lugenud väga mitmest erinevast uuringust, kus teema fookuse katkestamine võtab uuesti aega circa 20 minutit, nii et mõtle, kui palju tegelikult sa saad aega selle kokku hoida. Ja mul on ka üks mõte, mis aitab teile paremini ka sellel sügisel nagu fookuses olla, on see, et tehke üks päev või kas proovige üks nädal teha oma töökaardistust. Kuidas teil üldse kulub, kui palju aega kulub ühe või kindla töö tegemiseks? Ja vahel mina olen ka seda kaardistamist päris mitmed korrad teinud, et näha, kuidas minu aeg tegelikult kulub. Ja ma tegin üsna selge muutuse just sellest lähtuvalt, et ma lõin süvenemise plokid oma päevakavadesse sellepärast, et kui ma võtan vastu telefoni või vastan mingisugusele sissetulnud e-mailile, siis selle ühe lihtsa tegevuse tegemiseks, millega tihtipeale teed sa võib-olla maksimaalselt 20 minutit, ma ei tea, mina puhul näiteks mingi hinnapakkumine, siis läbi e-mailide kiikamise, läbi telefoneerimise oli selle tegemise aeg 45 minutit ja siis öeldakse, et või tööd on nii palju, ma olen nii nagu üle töötanud, aga tegelikult me kasutame oma aega lihtsalt väga valesti. Nii et siin tasub alati mõelda, kuidas mina saan oma aega efektiivsemalt kasutada, mida teistmoodi teha. Aga mida ma väga palju kuulen inimeste käest? Ma ei ole seesugune inimene, mulle sobib hoopis niipidi. Ilma tihtipeale mingisugust uut asja proovimata me anname endale ise hinnangud, et see ei sobi mulle. Ehk kutsun siin olema see lapsemeelne algaja suhtumisega ja lükkama eemalt oma mõtteviisi sellise nagu eelnevate kogemuste mõtteviisi, mis aitab meil või mis tihtipeale segab meil ühelt poolt selle nagu uue asja proovimist, testimist nii-öelda. Nii et see mõttekoht, kuidas sa saaksid oma päeva planeerida süvenemise blokke. Ja kui sa teed tööd meeskonnas, oled suures kontoris, siis minu arust on äärmiselt tähtis, mida ma tihtipeale oma meeskonnakoolitustel inimestele ütlen, et sina võid olla väga hea enesejuht, aga kui teil meeskonnas on paika panemata enesejuhtimise või meeskonnatöö juhtimise põhimõtted, siis on hästi keeruline olla edukas enesejuht, kui ülejäänud meeskond ei tööta sama põhimõtte alusel. Ehk et tehke kokkulepped, mis päeval teie meeskonnas koosolekuid ei tee, mis päeval on arendustegevuste päev, kus tõsiselt inimene tegeleb nagu mingi kindla asja arendamisega süvitsi. Nii et kutsun sind mõtlema, kuidas sina saad oma koos oma kolleegidega seda eduka enesejuhtimise ideestiku rakendada, sest et sellest on väga vähe kasu, kui sa ise oled tubli, sest ülejäänud meeskond lihtsalt sõidab sellesse sisse. Siis loomulikult kõik efektiivsust, eesmärgipärasust aitab väga selgelt hoida see, et sa oled tegelikult tasakaalus nii vaimselt kui ka füüsiliselt. Ja mul on hästi meeles, kui mina olen ise enda bossi märkmiku kunagi 4 aastat tagasi lõin, siis see oli põnev projekt ideest kuni tooteni 2 kuuga. Ja ma võtsin selleks perioodiks oma tegemistest välja kõik selle meeldiva, mis tegelikult aitab mul olla fokusseeritud ja puhanud ja värske ja sellise nagu erksa mõtteviisiga. Ehk ma elimineerisin oma tegemistest selleks perioodiks spordi, sõbrad, koeraga jalutamise ja tegin kogu aeg ainult tööd. Ja mis siis juhtub? Väga lihtne, põlesin läbi. Ja täna on mul väga selgelt nädalaplaan paigas ja kui keegi ütleb, et Signe teeme kolmapäeva õhtul mingisuguse kohtumise, aga samas ma olen pannud sinna oma mingisuguse trenni, siis enam ma sellega ei kauple. Ehk et minu soovitus on teile ka, et iseenda kokkulepetega just selle koha pealt, mis täidab sinu seda karikat, mis aitab sul olla parema minapildiga inimene ja olla parem, edukam oma eesmärkide tegemistes, siis ei maksa sellega nagu seda kokkulepet sõlmida.
Kui te mõtlete meie ägeda vehklemisnaiskonna peale, 4 naist, siis kindla eesmärgi saavutamine eeldab mingite asjade eemale lükkamist mõneks ajaks. Ehk sa pead olema taaskord, tuleb mängu süvenemise väga fokusseeritud tegemine ja järjepidevus, nii et kutsun sind mõtlema, kuidas sa saad siis olla ühelt poolt väga fokusseeritud, aga see, et sa lubad endale mingisugused asju, mis aitavad sul olla taastunud, puhanud. Ja mina aega vaatan, et kui ma olen tublil, tervislik toituja, siis tuju on hea, energiat on rohkem, vähem kulub energiat rämpsu seedimise peale. Nii et võib-olla on siin see koht ka, kuidas tegelikult mingisuguseid uusi korrektuure ja mõtteid teha. Ja vahel tundub, et selle uue puhkuse ootamine on justkui nagu mingi mägede taga olev asi. Ja mina, kes ma olen väga suur reisifänn, siis mingi hetk sain aru, et ma elan ühe reisi, järgmise reisi ootuses. Ja kui see viiruseepideemia selle reisimise nagu ära lõikas kuidagi, siis ma tundsin, kuidas minu see madal seis saab nagu hoogu juurde. Ehk et mõttekoht siis ka sulle, kuidas tegelikult läbi erinevate põnevat tegemiste koos olemist saab endale selliseid põnevaid teistmoodi, uutmoodi kogemusi lubada, mis aitavad sul tegelikult seda puhkuse aspekti paremini luua. Et võtta ette midagi, mida sa pole varem mitte kunagi teinud, näiteks pikk nädalalõpp, mis iganes uus tegemis, uus kogemus, sest see uus kogemus aitab sul väga palju peegeldada. Ja mina ütleks selle kohta, et kui ma kirjutasin raamatut Julgust luua muutust, inspireeriv käsiraamat naistele just, siis tegin väga pika uurimustööd, et miks on osad inimesed tegusamad, tublimad ja fokusseeritumad, siis tuli välja erinevates uuringutest just see, et need, kes on leidnud endale hobid erinevatest valdkondadest, siis tegelikult need on palju õnnelikumad ja palju pühendumad inimesed. Ehk et ma kutsun sind ka mõtlema, kuidas läbi oma olemasoleva hobi, uue hobi, iseenda minapilti ennast paremini tundma õppida. Siis mina võin ka öelda, et minu selline suur eneseareng ja selline nagu arusaam, teadlikkus, märkamine on tekkinud väga palju läbi hobide ja just ka läbi uute hobide, nii et hobid on Eesti ühiskonnas kuidagi alakasutatud ja sealt annab väga palju märkamist, tähelepanekuid teha ja ühelt poolt ka ma ütleks selle kohta paremini iseennast tundma õppida. Et minu viimane hobi, mis ma iseendale nagu loonud on golfi mängimine. Ma olen seda nüüd aasta otsa harjutanud, eelmisel aastal tegin green card'i ja mida mulle golf õpetab jätkuvalt? Golf õpetab mulle sellist asja. Kui ma lähen selle golfikepiga palli lööma, siis löök tuleb imetabaselt välja. Kui ma võtan aja süvenemiseks, ma keskendun, mõtlen väga hästi läbi ja tuleb löök ime hästi välja. Kui ma ei keskendu täpselt nii, nagu tihtipeale juhtub elus ja tegemistes eesmärkides, siis see pall kukub vaevalt meetri kaugusele või ta läheb lihtsalt kuskile vastu puude, hüppab kuskile võssa, mis ei ole ühegi golfimängija unistus. Ehk et golf on justkui peegeldus sellest, mis on minu jaoks väga tähtis arengu aspekt. Nii et ma arvan, et ka sina leiad endale mingisuguse spordiala või ükskõik mingisuguse hobi, mis aitab sul aru saada iseenda nõrkadest kohtadest ja just ka nendele kohtadele nagu tähelepanu juhtida, mis sind ärritab natuke võib-olla ja mis tundub võib-olla kuidagi hinnangutega seotud. Nii et ma just mõtlesin ka, et ma teen kohe vist ühe sellise veebiseminari, mis räägib nagu läbi eneseareng läbi hobide. Nii et kutsun sind mõtlema, kuidas sa saad seda iseendaga teha. Mis ma olen siia veel pannud, et tunneta ja märka, kas see töö, mis sa teed, kui palju sa märkad selle tööprotsessi juures, et kui äge, mulle täiega meeldib see. Mina olen just märkanud seda viimasel ajal, kui ma olen oma hobidega tegelenud ja ka töösituatsioon, et ma tegin hiljuti ühte meeskonnakoolitust enesejuhtimise koha pealt. Tundsin, et see hetk, ma olin küll pikalt ette valmistanud ja oli suur grupp ja tahtis nagu väga palju energiat saada, aga ma tundsin selle meeskonnakoolitusel ennast nagu ülihästi. Et pane endale ka märksõna paberi peale kirja, et
kui palju sa märkad ja tunnetad seda protsessis, et see töö, mis sa parasjagu tegid just, et see on äge, see pakub sulle rõõmu, see pakub sulle naudingut ja kui sa ei tunne seda, siis mina julgustan sind mõtlema, kuidas sa saad liikuda oma uute väljakutsete juurde. Sest et ma lugesin hiljuti ühte CV Online'i uuringut, mis küll oli vist kevadel tehtud, kus toodi välja, et inimesed, kes on täna töömaailmas, circa 60% nendest otsib uusi väljakutseid, olles ühel samal ajal nendega oma tööpositsioonil. Ehk see tähendab seda, et inimesed on pikalt tihtipeale oma ametipositsioonil paigal, kui on rahulolematud. Elu on liiga lühike, et teha rahulolematut tööd ja igavat tööd või olla halva ülemuse alluvuses. Nii et ehk siit tuleb mängu taaskord ka see olla nagu ise vastutuse võtja. Ehk et oma teadliku puhkuse, oma teadliku tööpiiride paikamise koha pealt saad sa olla ise vastutav isik, mitte kiruda oma ülemust, vaid seista ise teadlikult oma õiguste, oma soovide, oma eneseväärtustamise koha pealt. Nii et see väga palju saab alguse sinust endast. Nii et loomulikult on see, et mis eristab ühte inimest teisest inimesest, ongi see, et kas meil on ohvrimeelne mõtteviis või meil on lahenduskeskne mõtteviis. Kas ma saan hakkama oma tööasjade ja oma fokusseeritud olemisega või tegelikult kirun halba ülemust, kirun halba ilma, mis iganes asja. Nii et mulle alati meeldib mõelda, et ennastjuhtiv inimene võtab ise vastutuse, käib välja ise lahendused, on ise motiveeritud ja oskab ennast motiveerida ja tihtipeale otsitakse seda motivatsiooni kuskilt, ma ei tea, erinevatest kohtadest, aga mina ütlen selle kohta alati, sinu õige eesmärk, hästi seatud eesmärk annab sulle motivatsiooni, inspiratsiooni, kire ja paneb sind uusi harjumusi arendama. Kui see eesmärk ei kõneta sind, ei inspireeri sind, siis on väga raske püsida rajal, püsida fookuses ja siis tulevad väga kiiresti ka need ohvrimeelsed mõtted ja need vabandused, et täna tegelikult on ilm ju päris kehva ja päris külm, et jooksma minna. Nii et sellised olid minu mõtted praegu siit, aga ma kohe vaatan siit ka, et mis on siin teil küsimusi ja mõtted olnud. Okei, voice memo ja kirjutan ümber head mõtted. See on hea mõte, et äärmiselt hea, eriti kui me räägime sportimisest ja tekib mõni hea mõte, siis see voice memo on ülimõnus vahend kiiresti kasutamiseks. Nii et, aga ma kindlasti mõtlen, kuidas oma ideid, tegevusi, eesmärkide tegevusi kategoriseerida. Et kui seda ei tee, siis tegelikult on üks segapudru ja raske on seda fookust hoida. Koosolekute, Piret kirjutab, et koosolekute teemaga hästi nõustub, ja kui tihtipeale on see, et vahel, kui on tõesti neid koosolekute päevi nagu kuidagi rohkem, siis minge kas või korraks õue, tehke mingi kohvipaus õues või väike jalutuskäik, et mina mingi töötasin IT kolledžis, mis on siin mõnusalt TTÜ külje all ja tegime tihtipeale kolleegidega metsas sellise pisikese jalutuskäigu 10 minutit tagasi koosolekule ja mõte on värske. Ehk et siin on nüüd see mõte, kuidas mina saan ise endale leida neid pisikesi vahe mikropause, õnne märkamise aspekte, mis aitavad mul restarti teha sellele uuele koosolekule, uuele tegemisele. Nii et ja keegi küsib siin ka, et kuidas see 100 päeva märkmik välja näeb. 100 päeva märkmik näeb välja, et siin on sees tegelikult 3 kuu lehed ja mis on minu väga suur mõte või selline nagu koht ongi see, et paika panna kuuplaanid ja tegelikult see märkmik algab sellest, et on kuuplaanid, saab täita sellist nagu lehekülge ja siis on see, et on nädalaplaanid ehk sa saad paika panna konkreetse nädalaplaanid. Ja nagu ma ütlesin ka, et tuleb panna nädalaplaanidesse kirja just see, et mis päeval teed sa sõpradega mingi kohtumise, mis päeval teed sa sporti ja sul on nagu kui sa visuaalselt mängid läbi selle, kuidas see nädal nagu kulgema hakkab. Ja kui sa mängid selle läbi, selle ideaalse nädala, siis sinu alateadvus hakkab kogu aeg töötama lähtuvalt sellest. Et väga lihtne on kellelgi sinu plaanidest üle sõita, aga kui sa oled teinud kokkuleppe paika pannud oma ideestikku, siis see on väga hea nagu näidata.
Ja siis loomulikult on siin selline nagu päeva fookuse koht, tegevused, kellega kohtud ja all on see nurk joon spordin. Teisel pool on siis see võimalus, kus sa siis saad paika panna päeva mõtted ehk et tegelikult ja sellist lehte on siis 7 tükki ehk et nädala jooksul, siis on jälle see koht, kus saab võtta kuu kokku, nädala kokku ehk et minu ideestik on alati see, kui ma alustan uut nädalat, siis ma mõtlen, missuguse tulemuse üle või missuguse tegemise üle, mis saab tehtud, oleksin ma kõige rohkem õnnelik. Ja see võib olla tihtipeale ka mõni nagu emotsioon või tunne, aga mulle meeldib alati nagu mõelda, et see tulemus või see tegemine viib mind lähemale mingi suurele eesmärgile. Et see aitab sul nagu püsida fookuses. Ja mina teen ka, ma olen varasemalt seda ka jaganud, et ma teen väga palju selliseid kuu kokkuvõtteid, et kui nüüd augustikuu saab läbi, siis mul on PowerPointi slaid, kus ma panen kirja, et missugused on siis minu sellised nagu augustikuu säravad hetked, millele ma õnnelik olen, mis võiks olla teistmoodi ja panen siia ka mõned pildid juurde, nii et see aitab, vahel tundub, et see kuu läks kiiresti mööda, justkui nagu miskit tehtud ei saanud, aga tegelikult on tulemusi küllaga ja kuhjaga või siis vastupidi, et sa saad olla järgmisel kuul palju paremini fokusseeritud ja olla selle põhimõttega, et midagi peaks oma tegemises parandama. Nii et minu põhimõte on see, et tagasi tööellu suundudes peaks olema väga teadlikult, väga tark taastuja ja ise panema paika need kokkulepped, piirid, millest sa üle ei astu. Et kui on paika panemata need piirid või need nagu põhimõtted iseenda töö tegemise protsessis, siis on äärmiselt lihtne. Keegi hea kolleeg lihtsalt sõidab sellest üle ja sina lähed sellega kaasa. Kas kellelgi on veel küsimusi? Nii. Või hoopis mõni hea soovitus või mõte, mida jagada oma nagu sellisest portfellist. Nii, kas on julgeid ka? Mul on tegelikult teile siis lõpetuseks üks pakkumine ka, ehk et praegu on tegelikult minu e-poes e-kursus edukas enesejuhtimine väga hea hinnaga ja selle hinnaks on 99 € ja see sisaldab e-kursus, kus on harjutused, töölehed, videod ja selle hinna sees on ka 100 päeva fookuse märkmik, et sa saaksid olla kohe väga selge nagu rakendamise ideestikuga ehk et läbid selle enesejuhtimise kursuse, mis annab sulle kätte raamistiku praktilised näited, mida tegema peaks ja lisaks panen sulle posti ka selle 100 päeva märkmiku. Nii et mina ütleks selle kohta, et see on ülimalt hea pakkumine praegu minnes sügisele vastu. Kursus on avatud kuu aega, sa saad seda õppida omale vabal ajal metsas kännu otsas, õppida, kuulata ja mõelda ja siis saad ka võtta kohe selle 100 päeva märkmiku, sest et mina võin öelda, et äpid on toredad, mulle ka väga meeldib neid kasutada, aga kui ma räägin täna nagu erinevate edukate inimestega ja väga palju on öelnud Richard Branson, kelle suur raamatute fänn ma olen, et temal on aitanud edukas olla kirjutamine. Ja kes on nagu rohkem journalingi taustast uurinud, siis kirjutamine on tõesti üks väga hea viis olla fookuses, küsida küsimusi enda käest. Aga see on tasuta ja see tundub justkui, et see pole minu jaoks, ma pole seesugune inimene. Aga mina võin öelda ka, et mina olen kirjutamist teadlikult harjutanud ja see aitab väga palju, see on väga hea tööriist uute ideede genereerimiseks, visuaalselt mõtlemiseks, nii et jah. Ja kui sul täna tõesti on selleks selle aasta lõpuks mõni äge eesmärk, siis tegelikult kõik saab alguse sinust endast, sinu enda võimekusest oma minapilti häkkida, oma harjumusi arendada ja fookust hoida. Nii et kutsun sind tarku investeeringuid tegema siis enda jaoks ja vahel, kui tundub, et see eesmärk on natuke logisev või kas see eesmärk mind kõnetab, siis 5 miksi ideestik töötab väga-väga hästi. Ja võid ka küsida iseenda käest, et missugust uut harjumust ma võiksin iseendale
selle 100-päevase perioodi jooksul juurde arendada. Mis see võiks olla? Või siis vastupidi, kui sul eelnevalt jäi mingi harjumus nende pooleli, harjumuse arendamine, siis võta see uuesti fookusesse, aga proovi olla nagu pidevalt järjepidev. Ja miks ma olen pannud siia 100-päeva märkmikuga selle nädala nagu vaate just, et planeeri oma tegemised visuaalselt nädala peale, sellepärast, et kui sa suudad olla ühe nädala ideaalselt fokusseeritud oma tegemistega kooskõlas, siis see kopeerub järgmise nädala peale, siis see kopeerub järgmise kuu peale. Aga kuidas me inimestena kogu eesmärkide koha pealt ebaõnnestume? Sellepärast, et me tahame korraga liiga suurt sammu saada ja siis me paneme suure eesmärgi paika, paneme pika tähtaja ja siis mõtleme, et õigus, mul vist oli mingisugune eesmärk ja siis hakkame selle kuidagi nagu tööd tegema. Nii et just väikeste sammudega pidevalt analüüsides, märgates ja läbi kirjutamise on need aspekt, mis on aitanud mul olla iseenda seatud eesmärkides edukad. Ja üks asi, mis ma tahaks selle veel öelda, mis puudutab seda eesmärgi teemat ja seda tulemust ja sellist nagu väljundit, siis mõtle selle eesmärgi peale ja mõtle, et kuidas see edu sinu emotsioonides, tunnetes välja näeb, ehk et kutsun sind defineerima seda edu ise. Et võimalikult vähe võtlema seda nagu edu kuidagi nagu oma sõbra või sõbranna pealt, vaid vastupidi, et mis on sinu edu aspektis nagu sinu seatud pisikesed sellised ootused. Ja võib-olla üks aspekt veel, mis tihtipeale eesmärkide saavutamist takistab, kuhu ma ise olen ka väga palju takerdunud, on see, et me seame endale sinna eesmärkide juurde tohutult kõrged ootused. Et vot ma nüüd panen eesmärgi paika ja siis, kui ta ei saavuta, siis ma olen täiesti läbikukkuja. Ei, see ei ole üldse nii, et pange eesmärk paika, mõelge, missugune on teie tulemus, missugune on see edu teie eesmärgi juures, aga see koht ka, et ärge sinna seadke ootusi. Et pigem asuge teekonnale, nautige seda protsessi ja siis see ootus hakkab vaikselt hoopis teistmoodi kuidagi ilmet võtma või kerima. Nii et kui kõrge ootus seate sinna juurde, siis on kõige kergem ja kiirem viis läbi kukkuda, põleda, kogeda sellist stressi ja pinget ja madalseisu. Ma võin seda omast kogemusest kinnitada, et see nii juhtub. Nii et eesmärk paika, tulemused paika, aga sinna suuri ootusi ei sea. Ja pigem see mõte sinna juurde, et olla iga päev selle saavutaja mõtteviisiga, et eesmärgid on kogu aeg elus, sinu elus, ja sa oled kogu aeg justkui selline ennastjuhtiv inimene ja kõigil, kellel on lapsed, siis me tahame alati laste käest saada, söö tervislikumalt, tee rohkem sporti, ole avatum, ole positiivne, mõtle alati hästi, siis mõtle nüüd iseenda peale, kui palju sa tegelikult saad olla eeskujuks oma kolleegidele, oma alluvatele või olla oma lapsele eeskujuks. Nii et läbi eeskujude me muudame väga palju maailma. Nii et kutsun sind investeerima e-kursusesse edukas enesejuhtimine, saad kaasa märkmiku, panen sulle selle teele, 2 päevaga jõuab see kohale. Augusti lõpuni saad oma mõtteid seada, fookus seada, mõelda, kuidas, mida arendada ja tegelikult siis septembri algusest asuda teekonnale ja võtta siis kuni sinna jõuluperioodini. Ja kui sa suudad olla 3 kuud ehk 100 päeva väga selgelt koos bossi märkmikuga fookuses, siis ma usun, mitte ma ei usu, vaid ma olen enam kui veendunud, et ülejäänud 3 kuud see mõtteviis kinnitub sinusse ja sa näed neid tulemusi ja ma olen enam kui veendunud, et kes täna siin kohale olete tulnud, et teil kõigil on mingisugune soov saada paremaks, kinni püüda mingisugune suurem või väiksem eesmärk. Nii et kahjuks on sellega nii tõesti, et selle eesmärgi saavutamise juures oled sina kõige tähtsam inimene ja täpselt nii palju, kui sina suudad oma minapilti, oma vabandusi häkkida, siis nii palju on sul ka võimalus saavutada ja kui ma mõtlen tagantjärgi oma kirja pandud eesmärkide peale, siis ma olen täna jõudnud täpselt sellesse kohta, mida ma kirja panin umbes 7 aastat tagasi. Nii et täna mul pandud uued asjad kirja, uued suuremad eesmärgid ja mulle hästi meeldib see mõte ka, et kui su eesmärk ja unistus siin natuke ei hirmuta, siis ta pole piisavalt suur.
Nii et aga siiski liikuda väikeste sammudega, aga ta peab olema natuke selline aukartust äratav. Nii et kena neljapäeva päeva, oleme tegusid, oleme fokusseeritud ja ma ütleks selle kohta ühe kuldse tsitaadi siia lõppu: efektiivne tegutsemine vajab tarka taastumist. Kõike head ja saadan teile peatselt ka selle lingi vaatamiseks uuesti. Nii et naudime eesmärkide saavutamist ja pidevalt protsessis olemist. Kõike head!